Tere tulemast tagasi Ikase Grilliakadeemiasse. Aastad on möödunud lennates ja suvine grillihooaeg on jälle käes. Täna meie grillime 2017. aasta Ikase grillitooteid ja tuletame ka meelde vanu nippe. Grillimiseks tuleb valida õige lihatoode, mis ei sisalda säilitusaineid. Liha peaks olema vähemalt 2 cm paks ja piisavalt lai, et ei koguks grillresti vahelt läbi. Süütamiseks kasutame toiduõli, majoneespaberit ja kindlasti ka pika varrega tikke. Selleks, et süüdata, võtame tüki majoneespaberit, keerame ta nutsakaks kokku, asetame grillile, võtame oma toiduõli ja valame seda siia peale. Ärge unustage grilli puhastada. Grilli on hea puhastada, kui teil on rest grilli peal, mis on kuum ja teil on metallhari, millega seda puhastada. Hooaja alguses võib juhtuda, et grill ei taha hästi põleda. Selleks võtavad paljud inimesed enda UFO grilli katte ja hakkavad sellega vehkima. Kõige parem lahendus on papptükk. Grilli temperatuuri saate katsuda käte abil. Asetate oma käed grilli kohale ja kui kätel hakkab kuum, siis teate, et teie grill on õigel temperatuuril. Liha pööramiseks kasutage tange. Ärge kasutage kahvleid, kuna see võib viia head mahlad lihast välja. Õige grillimispõll oleks ka kasulik. Ja reeglina on liha väljaspoolt valmis, siis ta on seespoolt toores. Nii et pange ta äärde ära küpsena. Ärge jätte kunagi grilli järelevalvata. Põlev söötükk võib tekitada tuluohtliku situatsiooni või tuleb naabrikoer liha mekkima. Grillitoitu kõrvale on soovitatav süüa köögivilju, mitte tärkisrokkeid toitaineid nagu kartul, pasta või riis. Parim on liha kõrvale süüa salatit koos sidrunimahla või oliiviõliga. Head isu! Head isu! Okei, väga hea. Tuli või? Jaa. Kas meil liha ei küpse enam?